Tänane sünnipäev on selles mõttes eriline, et me ei tähista mitte ainult Kadrioru 302, vaid me tähistame ka kahte suurt juubelit. Kadrioru lossi taasavamisest peale suuri rekonstrueerimistöid saab ju täna 20 aastat mööda ja täna 20 aastat tagasi me ju avasime esimest korda lilleaia. Lilleaed, mis sai ju valmis 1721 ja ühtäkki ajalookeerisest ta hääbus. Miks ta on oluline, on see, et 20 aastat tagasi tuli publik ja küsis, kus siin on lilleaed. Sest publik ei saanud aru, sest kõik oli nii väike. Täna tuleb publik ja ta ütleb, et kas see on kogu aeg siin olnud. Me ütleme, et ei ole, aga ta tundub, nagu ta oleks kogu aeg. Ja miks on selle 20 aasta juures nii oluline, on see, et kui me avasime lilleaia, me olime täis teadmist, et me peame tulema ka lossi ette ja tegema lossi esise pargi selliseks, nagu ta oli Peetri ajal ehk 18. sajandil. Ilmselge oli see, et me ei arvestanud sellega, et publik ei oska näha aega ja publik ei oska näha ruumi, mida meie oskame. Ja kui nad nägid neid pisikesi taimi lilleaias, siis nad ütlesid, et me ei taha seda. Ja me oleme nüüd 20 aastat oodanud ja me oleme 20 aastat rääkinud ja selle 20 aasta jooksul me oleme teinud ära 2 suurt asja. Me oleme taastanud ajaloolise Ringkanali lossi ees. See juhtus 2013. Aga see on ju kiviehitis. Aga aednikud ei tee ju kivist asju. Meie teeme ju taimedest omad asjad. Ja kui me saime aru, et oleme taastanud nii võimsa sümboli, nagu seda on Ringkanal, mille puhul me saame üheselt öelda, et kui me oleme Ringkanali ääres ja vaatame Luigetiigi poole, siis see on ju 20. sajand. Ahaa, tuleme siia teise haru juurde ja vaatame mere poole ja me saame aru, et see on 19. sajand ehk looduspark. Ehk kanaliga tekkis meil raam, mille keskel on Kadrioru kõige väärtuslikum ala ehk regulaaraed. Ja siis me otsustasime, et me taastame need alleed, mis olid ümber selle kanali, sest see on see materjal, millega meie oskame hästi toimetada. Ja mul on hea meel öelda, et me sellel aastal kinkisime Kadriorule viimase 5. allee, mis on meie kõrval, see on kõige noorem. Ja kui me vaatame seda alleed ja siis läheme hetkeks selle kaarallee peale, mis sai valmis aastal 2018, siis inimesed ehk mõistavad, millest ma räägin, et me ei näe aega, me ei näe ruumi, aga siin on ilus näide sellest, mismoodi taimed ajas muudavad ruumi. Ja kui me seda paneme tähele, siis saab meile ka ehk arusaadavaks, milline oleks olnud see aed, kui see oleks saanud 20 aastat tagasi valmis. Nii et ma olen väga tänulik publikule, kes on kuulanud meie arutlusi pargist ja pargiruumist. Ja kui 20 aastat tagasi öeldi, et me ei taha seda aeda, siis täna õnneks publik küsib, millal see aed tuleb. Ja mul on endal see tunne, et kui publik on valmis, siis ka meie aednikena oleme valmis. Ja ma väga tahaks loota, et see aed lähema 4-6 aasta jooksul muutub selliseks, nagu ta oma hiilgeaegadel oli. Ja et soovida Kadriorule palju õnne, sest 302 aastat ei ole vanus pargi jaoks. Aga et saada inimmõõtmes 302 aastat, kulub 6 inimpõlve. Ja selleks puhuks on meie head koostööpartnerid komponeerinud täna õhtuks suurejoonelise gala, mis on täis emotsioone, mis on täis soojust
mis on täis lugupidamist ja mis on ainult täna ja mitte kunagi rohkem enam iial. Palju õnne sulle, Kadriorg! Täna 22. juulil tähistame Kadrioru sünnipäeva. Sel päeval aastal 1718 Peeter I, suure Vene riigi tsaar ja Itaalia arhitekt Niccolò Michetti saabusid siia kohta, mida nimetati metsatukaks Revali lähistel ja mõõtsid maad ja märkisid maha piirid, kus saab olema tulevane suveloss ja park. Ja seda päeva tähistamegi Kadrioru sünnipäevana. Kuid sel aastal lisaks Kadrioru 302. aastapäevale tähistame ka 2 juubelit. Täpselt 20 aastat tagasi, 22. juulil aastal 2000, avati siin Kadrioru lossis, mis läbis 9 aastat kestnud renoveerimistöid, väliskunstimuuseum. Ja lossi taga kõrgemal terrassil avati rekonstrueeritud lilleaed. Ja lilleaed ja Kadrioru kunstimuuseum tähistavad siis oma 20. aastapäeva täna. Ja lossi ja pargi sünnipäeva tähistamise traditsioon ulatubki aastasse 2000. Sellest aastast alates hakati seda päeva tähistama kui lossi sünnipäeva ja pargi sünnipäeva ning toimuvad üritused. Päeval siis lastele ja peredele mõeldud lossijäämängud, maastikus ja muuseumides toimuvad tegevused, mis hõlmavad kõiki lossi ajaloolistes hoonetes asuvaid muuseume, peale Kadrioru kunstimuuseumi, ka Mikkeli muuseum, Peetri maja, lastemuuseum Miiamilla ja siis järgnevad ekskursioonid. Külastajad viiakse parki erinevatesse osadesse, saab teada siin kasvavatest lillesortidest, Jaapani aja arhitektuurist ja barokkaja ajaloost. Ja neile järgnevad ka muuseumi ekskursioonid, sest Kadrioru lossis asuvad Eesti parimat ja kõige hinnalisem väliskunsti kollektsioon, mis hõlmab Lääne-Euroopa ja Vene kunsti meistriteoseid 16. kuni 19. sajandi lõpuni. Ja päeva tippsündmuseks on kindlasti galakontsert, mis toimub sel aastal mitte kontsertväljakul, vaid just lilleaias, mis tähistab oma juubelit ning seal kõlavad ooperi aariad ja rockmuusika ja sageli on nad omavahel ristuvad ja põimunud ning vahele esineb Utopia Conceptual tantsutrupp, mis etendab vaatemängulist lavastust armastusest, sest Kadrioru loss ja park on ju loodud armastuse nimel. Peeter I pühendas lossi ja pargi oma armastatud abikaasale Katariinale ja nimetas selle koha Katariinentaaliks, Katariina oruks ehk Kadrioruks, nagu me tänapäeval kutsume. Täna on jälle Kadrioru pargil sünnipäev. Ja Kadrioru park loodi ju tänu Peeter I, tsaar Peeter I laskis rajada ka niimoodi Rooma ehk Itaalia arhitektide poolt ju selle ilusa Kadrioru lossi oma naisele Katariina I. Ja see on ju meil imeliselt ilus loss, võib öelda kogu Eestimaa kohta. Kadrioru pargis olen ma, võib öelda, käinud juba niimoodi lapsest saadik. Siis oli imeilus valge luigejärv siin niimoodi ja hästi palju ilusaid ireleid ja no kõik oravad ja kaunis ja see, et on need kunstimuuseumid ja lilleaed on ka ilus roosi ja kõiki erinevaid lilli täis niimoodi ja võib öelda jah, et kevadel on esimesed lilled, suvel ja sügisel ikka imeliselt ilus lilleline aed on see kaunis Kadriorg. Tulge kõik Kadrioru parki, nautige Kadrioru pargi sünnipäeva ja seda imelist
sära, mis siin on ja seda kaunist kunsti ja naudite ja tulete ikka juurde, tulge ikka kõik ja tundke rõõmu sellest Kadriorust.